Piekkanen, Niilo Kyllönen, Niilo Tarvajärvi, Kris Malinen, Leevi Järvinen, Volkan Mutlu, Otto Paananen, Tuoko Vento. Nüüd Mihhailevskilt tuleb kauglöök ja kui siin tänane mäng peaks jääma viik, oi väga ohtlik sööt Strelnikovi käest. Nüüd pall on kastis lahti ja Soome saab siit kätte 1-0 värava. Väga suure eksimuse näol Soome sai kontrasse ja William Valgealahti selle palli võrku toimetab ja on põhjanaabrid läinud 1-0 seda kohtumist juhtima. Soomlased audist seda palli kasti viimas on ja mängitakse seal ründaja peale, aga tuleb siit löök ja siit suurepärase tõrjega praegu Strelnikov. Arvola. Nüüd Mahmudiga siin kokku mängitakse ja on Soomel hea võimalus siit lüüa 2-0, aga suurepärase tõrje teeb Pavel Strelnikov. Siin Wagnerit pallikaotus võib-olla oli natukene kehvsööt ka Viralt all surve all, aga siin on juba tulemas Valge ja Koski. Ääre pealt uuesti löök ja seal on rikošett. See pannakse kiirelt mängu sinna Nascimento suunas. Nascimento kukub ka Koivuranta. Koivuranta on läbi, Koivuranta lööb ja see pall on siin staadionil valitsemas ja Koivuranta selle palli keskele sealt Valgealahti. Nüüd Mägeläinen saab lüüa, aga Strelnikov on pisi eksimusi, aga sellistes mängudes need tihtipeale määravaks saavad. Nüüd on pall kastis siin Mägeläinen. Aga see pall lendas siin selles olukorras määruse rikkus ja Mägeläinen paneb juba selle palli sinna Koivuranta suunata vasakusse äärde. Ja seal on Kropkin läbi, viib selle palli kasti, Nascimento saab lüüa ja see pall maandub võrgus. Suurepäraselt soomlased vasakust äärest läbi tulid ja Kropkin selle palli sinna kasti pani ja Nascimento ühe puutega alla nurka selle suunab ja 2-0 Soomele on tõsiasi. Kuiessid keskkaitsest tõusmast. Nascimento saab sealt veel selle palli ja poole lisatud, algab see kohe Soome nurgalöögiga. Koivuranta. Agua viib pall kasti. Kuie peale sinna, Kuie viib sinna värava ette ja sealt saavad soomlased veel kolmanda värava ka kätte ja Nascimento selle värava autoriks on, et selline külm duš veel siia esimese poole lõppu eestlastele. Sai Kuie seda palli suunata ja Nascimento ja number 22 Dion Zaberha. Ja siin on nüüd Tomingas läbi väravat väljas, Eesti lööb kohe ühe tagasi. Teise poolaja alguses 51. minutil Gert Tomingas. Ja üks tagasi, sai siia liini taha, väravat tuli välja, jõudnud pallini ja Tomingas lükkab selle palli tühja võrku. Taas kord suurepärane algus teisele poolajale Eesti koondise poolt. Soomlastele. Siin on nüüd Mohnja vahel hästi. Pannakse see pall sinna Tomingasele liini taha ja Kropkinest enne teda edestab ja palli kätte saab, aga löögil ei õnnestu minna, aga nüüd oli Ojal tagant võimalus. Endiselt Oja palliga sai veel lüüa, veel blokitakse ja jõuab see pall sinna Koivurandani. Koivuranda nüüd on löögikoht ka, Koivuranda lööb sinna ette posti ja 4-1 on tõsiasi. Toivo Koivuranta sai selle palli seal ääres ja lõikas sisse ja ette posti see pall maandus. 4-1 Soome koondisele. Toivo Koivuranta Soome koondisele. Visseli suunas see pall on ta seal võidujooksust. Nüüd on paha eksimus soomlastelt ja nüüd on võimalik tulla. Kas Vissel lööb siit teise ära ja Eesti lööb veel ühe tagasi. Oli soomlastelt eksimus ja eestlased kasutavad selle ära. Oja Vissel selle palli peale läksid ja number 9 Aston Visse selle eestlaste teise värava ära lööb 75. minutil ja seisuks 2-4 Eesti poolt vaadatuna. Vaatame siit veel kahekesi soomlased. Jääb see pall lõpuks ikkagi soomlaste valdusesse Malinen. Sinna paremasse äärde uuesti Malinen.
nüüd on pall kastis ja nüüd on ohtlik koht ja nüüd on löök ja nüüd on 5-2. 5-2 ja number 22. Dion Zaberha on selle värava autor. Mängiti sealt paremast äärest Zaberha kenasti löögile ja nüüd on uuesti Paananen seal vasakus ääres Põdra vastu. Küsib penaltit, aga seda ei ole ja Põder saab selle palli kätte. Ja sellega on see kohtumine ka lõppenud. Balti turniiri 3. voor. Soome alistab Eesti U17 noortekoondise tulemusega 5-2. Koondise peatreener Marko Pärnpuu täna 2-5 kaotus Soome noortekoondisele, et millest võib-olla täna kõige rohkem puudu jäi? Ütleme, kõik, kes nägid mängu, said aru, et ütleme, Soome poisid on praegu meist ees, mängivad hästi, et paari kuu tagune arenguturniiri tulemused on neil ka ikkagi seal väga kõvade vastaste vastu võitsid, et ma arvan, et see nende esimene mäng, et see kaotus Lätile oli tööõnnetus, et ma ootasin tänasest kindlasti kõige raskemat mängu, selle me saime, sellises mängus püsimiseks on vaja endal teha maksimaalselt hea mäng. Kahjuks me eksisime nagu sellistes kohtades, selliste nagu kokkulepete vastu, mis meil enne mängu tehtud on, et siis on väga-väga raske nagu mängus püsida. Ma ei ütle, et soomlased väärisid võitu, nad olid paremad, aga me oleme ennegi selliste võistkondadega tulemusi saanud, kes meist nii-öelda paberi peal paremad on, aga täna me tegime liiga palju vigu selleks, et mängus püsida. Kolmapäeval peale Läti mängu enam-vähem samas kohas rääkisime, et vara on veel järeldusi teha, mida sellest turniirist tervikuna kaasa võtta annab. Nüüd, kui 3 mängu on peetud, oskad sa paremini öelda, et mis olid nagu need kohad, mille üle peab järele mõtlema ja millega võib rahule jääda? No üks on kindlasti see, et täna meil ütleme 2 võtmemängijat ei saanud alustada, üks oli 3. mängu järjest ja näha oli, et püsirohi oli otsas ja sellised asjad meid mõjutavad kohe, et see mõjutab meie mängu. Kokkuvõttes ma ütleks, et täna me saime nii-öelda seda, mis me väärt olime oma mängu eest. 2 esimest mängu, ma arvan, me mängisime hästi ja oleks paremal päeval võinud ka nagu ümber keerata need mängud, aga järeldus on see, et ma ütlen, et mänguliselt läks paremaks, aga tulemused on ikkagi nagu kehvad, et sellised ikkagi väravaid lüüakse meile liiga palju ja niimoodi on väga-väga keeruline. Aga ründe pool just, et 3 mänguga 5 väravat tegelikult ei ole üldse paha? Ei, ta ei ole paha, jah. Ta ei ole paha, aga kui me ja ma ei pea siin silmas kuidagi kaitsetöö puhul nagu mingit osa võistkonnast, vaid ikkagi tervet ja pinki ja ennast ja kõiki, et see kõik on see, kus me peame nagu saama paremini, et see, et meil turniiril 5 väravat lööme on hästi, aga kui me laseme nagu nii palju rohkem, siis pole sellest suurt kasu, jah.